Tere tulemast Lääne-Eesti saarte biosfääriala programmdokumenti allkirjastamise sündmusele. Mul on väga hea meel, et meid on siia nii palju kokku tulnud. Kahjuks ilmastiku tõttu keeldus praam Sõrud riigi suunal liikumast ja Saaremaa vallavanem ja Muhu vallavanem liituvad meiega üle Teamsi, aga nad on olemas ja näete neid ka ekraanil. Tänasest päevakavast siis kõigepealt ma palun siia ministri avasõnadeks, seejärel Hiiumaa vallavanem ütleb enda tervitussõnad, siis teeb Toomas Kogovkin ettekande, seejärel toimub siin laua taga pidulik programmdokumendi allkirjastamine ja siis on vaba mikrofon. Ja pärast vaba mikrofoni ootame kõiki suupistetele ja sumisema. Kas te soovite, Raito ja Mikk, paar sõna ka veel enda poolt öelda? Enne kui minister tuleb. Mind huvitas, kas te näete ja kuulete mind? Ja minu poolt kõigile näen ja kuulen. Tuleb vaasa mõttestki mõnda Tergo ja üks on pikema kõne ja siis ka Madis nägib ja kõik teist. Aga minu saab poolt, et tere tulemast või suhteliselt hea meel näha, kui palju on. Ja mis see biosfäär vähemalt minule tähendab, on see tähendab täiesti koos elamist ja koos toimetust loodud. Päris on kuulda, et see ei ole. On. Kuuleme. No, pärast see nii palju, et koos elamist koosega ja või koos ei toimetus juhtu nii, nagu sellega näha, et maailmas on tegelikult järgmine maailmas põhjas. Et ei ole nii loodus ja toimetum selle koostööd ja vastu. Aitäh. Tõesti tahan täna ise kohal olla, aga jälgime siit kohal seda ja lisaks siis Miku poolt öeldud, et just kõigile muule positiivse lisaks, et see sama ettevõtete teema või programm, et kindlasti see on ka saarte omavahelist koostööd peaks ju veel parendama, sest ega oleme võib-olla erinevaid puudusega saareda kaheks ju tegelikult need mured ja probleemid kannatud, nii et igal juhul jõudu teid sinna ja kuulame siit poolt kaasa ja mõtleme vaadata. Head vallavanemad, head Riigikogu liige, head külalised ja biosfäärist hoolivad inimesed, nii hiidlased kui kõigi teiste saarte ja mannerde pealt olevad inimesed. Mul on selles osas, nii nagu tegelikult ka Saaremaa vallavanem ütles, et see on üks asi, mis ilmestab seda, et kuidas me peaksime koos loodusega elama. Ja osaledes eile ka metsanduse arengukava viimasel koosolekul, rohkem neid enam teha ei jõua, kuna Riigikogu töötab veel 2 nädalat, et kuidas ja mismoodi me näeme seda maailma enda ümber ja mismoodi me tunnetame seda loodust enda ümber. Ja eile oli ilmekas läbilõige Eesti ühiskonnast, kus ühel pool on tööstus, ettevõtjad, teisel pool on keskkonnakaitsjad, keskkonnaorganisatsioonid, kusagil seal vahepeal on maaomanikud, metsaomanikud, siis on seal linnade, valdade juhid ja nii edasi ja nii edasi. Ja mis neid kõiki tegelikult sinna saali kokku tõi, oli see, et ühel või teisel moel nad hoolivad Eesti metsast, ühel või teisel moel nad tahaksid Eesti metsast neid väärtusi, mida nemad peavad kõige olulisemaks, aga kõike neid ühendab mingil määral see, et nad tahavad kasutada seda ressurssi, mis meil siin maailmas on antud Eestisse võimalikult hästi. Ja mis minu jaoks ongi biosfääri kõige suurem nagu väärtus on see, et olles nüüd 6 kuud ja natuke peale olnud keskkonnaminister, siis ma näen tegelikult, kui suured on need lõhed ja kui suured on need väljakutsed siis ühendamaks neid erinevaid osapooli, keda ma just nimetasin. Ühed tahavad kindlasti, et peab olema võimalikult hästi tagatud ettevõtlusvabadus ja võib-olla isegi nii hästi, et meie loodusressursid sellele vastu ei pea. Teised võib-olla tahaksid nii, et mitte mingit ettevõtlust ei peaks lubama nii paljudes kohtades, nagu me seda praegu lubame, pigem oleks looduskaitse ja seda võimalikult tugeval tasemel. Ja siis on seal vahepeal on veel, nagu eile olid siis linnade valdade liit või talupidajate liit, kes oma seisukohti andsid edasi. Ja kui need osapooled nüüd kokku panna, siis minu meelest, kuidas need osakooli saabki kokku panna, ongi see, et minu meelest täpselt seda biosfääri programmi ala
täpselt peakski tegema. Ehk kuidas tuua need erinevad osapooled kokku, kellest üks tahab ühte, teine tahab teist, kolmas tahab kolmandat ja teha seda nii, et kõik oleks õnnelikud, kõik naerataks ja elu läheks selles piirkonnas edasi. Ja olles ise olnud nüüd seotud siis biosfääri siis alaga, ma täpselt ei mäleta, aga ütleme kuskil 5-8 aastat tagasi, võib-olla isegi 10 aastat tagasi, siis mul on hea meel, et mul oli võimalik anda omapoolne panus, et seda ala ja seda programmi natukenegi üritada uuesti rohkem ellu äratada. See, et ta ei ole kusagile kadunud, seda me teame, aga see, et ta ei ole võib-olla nii palju pildis olnud, on ka paratamatu olnud. Ja kui ma esimest kord elus täna tulin Hiiumaale lennukiga ja tulles lennujaamast sisse, siis tegi südamelt soes küll, et esimene asi, mis vastu vaatas, oli see sama, kas me siin ka kuskil seda märke on, jah, et on seal ilusti kohe see ees, et olete jõudnud siis biosfääri kaitsealale või programmi alale. Et nii ta täpselt peaks ka olema. Ja mida rohkem inimesi teavad sellest sisust, mida rohkem inimesi teavad, et loodushoid on ühtepidi, et seal oleks hea elada inimestel, et kogu looduskeskkond oleks hoitud, seal arendatakse ka ettevõtlust ja mis ka väga oluline, et kõik see meie kultuuriline pärand ja kõik see pärand oleks suurepäraselt tagatud. Ja vaadates ka praegu otsa kõigile nendele kaitsekorra eeskirjadele, mis keskkonnaministri laua peale tulevad, siis ma näengi, et seal on täpselt see nüanss on puudu, et teades väga paljusid erinevaid piirkondi, teades väga paljusid erinevaid inimesi, kes elavad näiteks rahvusparkide territooriumitel, siis sageli ongi seal lahendamata just see, et kuidas teha nii, et inimene tunneb seal ennast hästi ja kuidas teha nii, et see loodus, mida me tahame kaitsta, oleks seal võimalikult hästi hoitud. Ja jälle, minu meelest ideaalne näide on see, et just see biosfääri kontseptsioon seda aitabki tagada ja selle poole liikuda. Et ministeeriumi poolt me võime öelda nii palju, et nii mina kui Asta kui kõik need teised, kes on sellega tegelenud, oleme omalt poolt nii Keskkonnaametiga koostöös, nii kõigi teiste osapooltega koostööd proovinud seda protsessi siis võimalikult hästi käima lükata. Protsessi siis käima lükkamisel on alati oluline nüanss ka selles, et kas meil on ka mingisuguseid vahendeid ja neid kahjuks keskkonnavaldkonda praegu nii palju jätku, kui me loodaksime, et ressursid ja need teravikud on suunatud siis teistesse valdkondadesse, aga see ei tähenda, et meil seda üldse ei ole. Ja ma arvan, et ka need 1000 eurod, mis nüüd sellesse protsessi me saame suunata, vähemalt aitab sellise uue laineharja saavutada ja siis juba sealt edasi peame olema ise nutikad, ise osavad ja ise ettevõtlikud, et tuua ka järgmised sammud järgi, et enam sellist nii-öelda võib-olla siis laine põhja minekut meil biosfääriga ei ole ja oleme kogu aeg seal laineharjal ja kõik räägivad sellest ja kõik tahavad seda külastada. Aga sellest me kuuleme pärast juba täpsemalt, et mis ja kuidas on olnud seni ja mis võib olla tuleviku vaated. Et suur tänu valdadele, kõigile saartele, kõik 4 saart ja vallavanemat on ka täna siin kohal, et tore näha ja ma arvan, et sellest saab üks ilus teekond, mis loodetavasti kestab siis aastasadu. Aitäh! Lugupeetud riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad, daamid ja härrad, rõõm on teid siin Hiiumaal võõrustada, nii koha peal kui virtuaalselt ja hea meel virtuaalteel tõdeda, et vähemalt Muhu ja Saaremaa vahel laevaühendus toimib, et saate nii paljugi liikuda ja koos olla. Aga see saarte teema ja saarte võlud ja valud käivad meil kogu aeg, iga päev erinevate teemade juurest läbi ja on hea meel, et Lääne-Eesti saared soovivad olla UNESCO nimekirjas rahvusvahelise tähtsusega kestliku arengu mudelalad. See tähendab loodusliku mitmekesisuse väärtustamist ja rohelise mõtteviisi juurutamist igas eluvaldkonnas. Mõnes mõttes sarnaneme teistele UNESCO aladele Eestis.
näiteks tunnustuse mõttes Tallinna vanalinnale, mis on maailmapärandi nimestikus. Kogukonna traditsioonide mõttes võiks aga paralleeli tuua Kihnu kultuuriruumiga. Või siis peame vaimset kultuuripärandit au sees, nii nagu Võrumaal hoitakse suitsusauna. Samas on meil midagi lisaks juba eespool öeldule. Biosfääri alal on väga tuntav mõju valla tegevussuundadele. See on läbivalt kajastatud ka näiteks valla arengukavas. Siit saab tuua seoseid nii keskkonnahoidliku elulaadiga, rohemajanduse kui ka näiteks energeetikaga. Aga ka sinimajandusega, mille osas tuleb lõunanaabreid Saaremaal märgatavate arengute eest tunnustada. Või konkreetsed näited. Koos Saaremaaga oleme Green Destinations kestlike sihtkohtade top 100 nimekirjas. Või et Hiiumaa oli esimene omavalitsus Eestis, mis märtsis 2021 energia- ja kliimakava volikogu tasandil kehtestas. Ja biosfääri alal on ka ettevõtluse jaoks võimalus, eriti tänases maailmas ja eriti Euroopa Liidus. Kuhu veel pürgida UNESCO liinis? Meil võiks olla UNESCO ühendkool, nagu näiteks Noa-Rootsi gümnaasiumis, mille vilistlane ka ise uhkusega olen. Ja meie oma võiks olla näiteks just biosfääri teemalise õppeprogrammiga. Samas asudes biosfääri alal ning keskkonnateadlikul ja keskkonnasõbralikul saarel, siis meie haridusasutused juba ka täna suunavad noori arutlema üleilmsete, aga ka meie piirkonna probleemide üle ja leidma neile lahendusi. Eesmärk on kasvatada avatud, keskkonnast hoolivad ja ühiskondlikult aktiivsed kodanikud. Just haridusele panustamist ning hariduse ja haridusasutuste kaasamist pean biosfääri ala programmi ja tegevuskava juures olulisemaks. Palju jõudu meile tegevuskava elluviimisel. Pane jätkagi see ette, ja pulski täis. Tere, lugupeetavad! Mul on ikka suur au, et täna paluti minult väike ettekanne teha. Võib pidada ennast siis juba seenioriks, keda kutsutakse tähtsatele sündmustele rääkima. Ma katsun rääkida üsna lühidalt, sellepärast, et kui pikaks ei taha väga pikaks minna, sest tahaks, et see dokument saaks ikka varsti alla kirjutada. Aga tänase oma ettekande pealkirjaks panin ma UNESCO biosfääri programmiala ajas ja ruumis. Ja mõtlesin, et ei räägigi nii väga lühikesest ajast ja lühikesest ruumist. Prooviks vaadata natuke laiemalt, kuhu üldse biosfääri ala meil mahub pikemas perspektiivis ja ka globaalsemas ruumis. Ajaliselt on asi meil olnud, räägime kõigepealt ruumiliselt. Ruumiliselt on meil asi ju päris selge, sest me oleme siin koha peal meie Eesti saarestiku biosfääri ala, mis moodustab osa suurest globaalsest ülemaailmsest võrgustikust. Ja siin on üks väga oluline pidepunkt meie biosfääri alale ruumilises mõttes on see, et meie ei ole üksi maailmas, vaid meie suguseid on üle 700. Ja nad kõik edendavad ühte sama ideed, mida täna juba väga hästi sõnastasid nii minister kui vallavanem, ei hakka ennast kordamagi, aga oluline on teada, et need biosfääri alad esindavad kõiki maailma ökoloogilisi situatsioone, maailmas eksisteerivaid olukordi, kus igal pool on omad mured, omad küsimused ja omad lahendused. Nii et meie biosfääri ala, kordan veel kord, on üks osa suurest globaalsest võrgustikust ja ka ühest ühiselt mõtlevast UNESCO
programmist. Öeldes sõna UNESCO, ütlen ma, et teen väikese kõrvalpõike, ma täna lisaks Saaremaa, Muhumaa ja Ruhnu inimestele ei saanud kohale tulla ka UNESCO rahvuslik komisjon. Nii et annan edasi teile praegu tervitused Kerli Gutmanilt, rahvusliku komisjoni peasekretärilt ja mõnes mõttes võtan endale julguse täna siis ka UNESCO rahvusliku komisjoni esindada, kuna vist olen värskelt saamas sinna ka mingi nõukoja, mitte mingi, vaid olulise nõukoja liikmeks. Edasi tulles või lähemale tulles, sisse suumides kaardil, tuleme Läänemere äärde. Ja need punased alad on siin Kesk-Läänemere osas olevad biosfäärialad meie naaberriikides. Ka siin te näete, et me oleme väga tiheda ja väga töise koostöö osa. Me ei ole siin üksi, me mõtleme koos väga tõsiselt ja näete Läti, Soome, Rootsi, Poola, Saksamaa, Taani on need riigid, kellel on biosfääriala otse Läänemere rannas. Ja need teemad, kuidas Läänemere arengud koos kulgevad ja kuidas Läänemeret kaitsta, need on ka täna ühistöö ja ühise programmi osad ja praegu toimub tihedalt ühe suurema Interregi projekti koostamine. Siit väikese näitena toon teile sissejuhatusena sellele edaspidisele jutule sellest, kuidas inimene mõjutab või on mõjutanud keskkonda, mõnikord on täiesti ootamatu. Minulegi endale oli ootamatu Lõuna-Rootsi, Saksamaa ja Taani ühisprobleem, mida nad tahavad lahendada selles programmis praegu, koostööprogrammis. Nimelt selgub, et nendel ei ole enam säilinud meres karisid, kiviseid karisid ei ole. No nad ei olegi nii väga kivine piirkond, pigem on seal liivarannad, aga nüüd uus programm, mida nad tahavad teha, nad tahavad taastada meres karisid, viia sinna kivid, et seal saaks kinnituda merihein, seal saaks kasvada rannakarbid ja oleks kalade koelmud. Inimene on paarisaja aasta jooksul merest kivid välja tõstnud, linnaehitusse ja kai-ehitusse need paigutanud ja muutnud mere selle võrra vaesemaks. Niivõrd tugev on olnud inimese mõju seal ranniku meres, mis on uskumatu. Ja siis mul meenub, millist head businessit tegid meie Kihnu inimesed vähemalt ja ka muud saare inimesed, kes Peterburi või Riia ehitusse vedasid kive. Näete, Hiiumaa ja Saaremaa ettevõtjad on võimalus praegu meie kive müüa Taani ja Rootsi selleks, et nemad saaksid endale karisid taas luua. No, igatahes on tõepoolest see võrgustik praegu päris tõhus, toimib ja te näete, et me kuulume jällegi Läänemere osas väga tugevasse seltskonda. Meie enda biosfääriala piirid on sellel skeemil, piirid on teile tõenäoliselt kõigile hästi tuntud, praegu on meil lihtne, valdasid on nii palju ühendatud, et meil on siis Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa, Vormsi ja Ruhnu, püüdsin suuruse järjekorras öelda, mitte tähtsuse järjekorras. Ja see on meie ala, siin nüüd üks väike võimalus tulevasele toimekeskusele, et kogu aeg oleme kannatanud selle all, et meil ei ole korralikku kaarti, mida näidata biosfääri ala kohta. Kogu aeg nad on kuidagi sellised juhuslikud, ka see on natukene sellist disaini mõttes võib-olla mitte kõige tugevam kaart, et siin on edasi arengu võimalusi meil teavitusmaterjali osas. Nii, aga nüüd ma tulen aja juurde ja siin ma tahan natukene rohkem arutleda koos teiega selle üle, et kuhu mahub ajas biosfääri ala. Ja kui me selle lühikese 30 aasta jooksul vaatame, kuidas on olnud lained üles tõstnud meid ja alla 2 laine vahele langetanud. Tänase päevaga ma tunnen, kuidas on jälle uus laine tõuseb ja kuidagi on biosfääri alal meil vajadust ja tarvidust.
siis kui me vaatame, miks üldse biosfääriala 30 aastat tagasi siia tekkis, olid hoopis teised tingimused, meil olid väga targad Nõukogude aja lõpu akadeemikud, kes nägid tarvidust, et Lääne-Eesti saarestik peaks olema piirkond, kus keskkond on veel säilinud, ütleme veel hästi säilinud võrreldes võib-olla industriaalsete aladega ja nad tegid ettepaneku siia see Nõukogude Liidu võib-olla viimane loodud biosfääri ala luua, kusjuures targad akadeemikud ei mõistnud, et aasta pärast ei ole enam seda suurriiki, vaid algavad hoopis teised protsessid omandireformis, protsessid maade jaotamises, täiesti teistsugune majandus ja poliitiline süsteem, nii et suur Lääne-Eesti biosfääri ala sattus natukene ajale jalgu, aga mitte selles mõttes, et ta jäi ajast maha, vaid täna võib öelda, et biosfääri ala oli oma ajast liiga palju ees. Ja nüüd 30 aastat hiljem, kui me vaatame arenguid maailmas, siis võiks tõdeda, et maailm on järgi jõudnud meie oma biosfääri alale ja meie vajadus on hakanud taas kerkima. Nüüd korraks, miks on see väärtus olnud, siin võib mõelda nüüd, miks on olnud Lääne-Eesti saarestik väärtuslik ja miks võiks siin olla, vabandust, ma köhatan veel, et miks võis siin olla ja pidi olema biosfääri ala. Mitte suurest rõõmust ja tarkusest, et siin on erilised inimesed, kes oskasid oma loodust hoida. Ma toon mõned mõtteeksperimendid. Me ütleme alati, et talumehe tarkus on see ja tasakaalukas loodustunnetus on see, mis on meid sellisena hoidnud ja siia välja toonud, kus me oleme. Küsin sellise asja, kui 18. sajandil Delagardiil oleks olnud harvester, no kas või oleks ta olnud aurumootoriga harvester, öelge mulle, kas ta oleks seda metsa hoidnud meile või mitte. Ja kui 19. sajandil talunikud, kes hakkasid omale talusid rajama, kui nendel oleks olnud mootorsaed, öelge mulle, kas nad oleks käinud metsas, vaadanud iga kõverat puud ja mõelnud, oi, sellest saab midagi siin head teha sellest puust. Ma arvan, et need kõverad puud oleksid läinud kõik kuhugi Riia või Peterburi linna ehituseks. Nii et võib-olla võiks arvata nii, et see, et me oleme oma loodust suutnud siin säilitada, ei ole mitte meie erilisest talumehe tarkusest, vaid on sellest, et meil ei ole olnud tehnilisi võimalusi ja tsivilisatsiooni nii kaugele arenenud, et me saaksime oma keskkonda ära kasutada. Aeg läks edasi, sinna see jõudis. Meie oleme suutnud kivid merest välja tõsta, ma mõtlen meie all praegu taanlasi ja rootslasi, ja teha oma keskkonna vaesemaks. Ja meil on nüüd täna selleks jõudu olnud ja me ei ole vaadanud tagasi. Nüüd jälle teine asi, mis on väga tõsine teema täna, see sama tuntud militaarne pärand saartel. Küsin ka, et kas meie loodusväärtused on säilinud seetõttu, et me oleme olnud piisavalt targad või tänu või selle tõttu, et siin on olnud piiritsoonid ja keelualad. Võtame näiteks natukene, võib-olla isegi grotesksena kõlavat kuulsat suurimat liivikut Hiiumaal, Kaibalde liivik, mida käiakse vaatamas ja isegi suure looduskaitseobjektina, mille päritolu on tegelikult see, et ta on olnud tankodroom ja seal on sõidetud liiv lahti. Nii et kus on need meie tarkused ja kus on tegelikult looduse väärtused, see vajab alati paremat tagasimõtlemist. Ja nüüd teine teema, kus see oli nüüd üks teema, et mis ma tahtsin öelda, on see, et meie oleme jõudnud oma arengus, praegu mõtlen meie all juba ka maailma, kus meie võimekus oma keskkonna ära kasutada ja ära lõhkuda ja ära ammendada on juba nii suur, et tuleb otsida väljapääsu, kuidas nüüd sellest toimida. Kui võib-olla isegi 30-40 aastat tagasi ei olnud see teema, siis täna on see globaalselt täiesti suur teema ja biosfääri alal on siin võimalus ja kohustus selle teemaga tegeleda. Teine asi on see ühisvara tragöödia. Ühisvara tragöödia on mõiste, mis on juba saanud
näitena saanud alguse 19. sajandil, aga majandusteadlased on seda edasi arendanud. Selle põhimõte on lihtne. Ameerikas kunagi uuriti, kuidas kasutatakse ühises kasutuses olevaid rohumaid ja erakasutuses olevaid karjaloomi. Et ühesõnaga, talunikud või farmerid on eraomanikud, kes kasutavad ühiskasutuses olevad maid. Ja seal tekib alati selles mõttes konflikt, et maksimeerides kasumit oma talus, mured ja probleemid hajutatakse ühisvara peale laiali. Ja lõpptulemus on see, et rohumaad seal 19. sajandi Ameerikas vaesestusid ja tegelikult kaotasid kõik. Nii kaotas ühiskond, kes omas neid rohumaid, kui kaotas ka see üksik farmer, kes püüdis maksimeerida oma tulu nendelt aladelt. See oli mingisugune, ütleme, kitsas näide Ameerika põllumajanduses, mis tänapäeval maailmas kasutatakse väga laias tähenduses ja ongi see, kuidas majanduse efektiivsuse ja tulu maksimeerimist ühtlustada meie ühise varaga. Meie peame ennast looduse omanikeks kõik. Kui me räägime eestlastest kui metsarahvast, mis on küll müüt minu meelest, aga ilus müüt, siis me kõik mõtleme, see on meie mets. Aga me teame, millised probleemid meil tekivad siis, kui me ütleme, et kas see on meie mets või see on kellegi konkreetse ettevõtja omaniku mets, millest sa juba täna näite tõid. Neid näiteid on veel. Meri, kas see on meie meri või see on, kas see on meie kala, kas see on meie hüljes või on see kellegi kala või on ühiskond andnud õiguse kellelegi kvootide, seadusandluse, erinevate tellimuste kaudu andnud õiguse meie ühist ressurssi kasutada. Või ei ole sellist mõistet nagu ühine ressurss ja see ressurss on kõik nagu indiviidide oma. See on probleem, mis on tõesti väga teravaks läinud tänapäeva maailmas, sellepärast et tõesti tootmise ja majanduse probleemid hajutatakse laiemalt ühiskonna peale laiali. Nüüd see on jälle küsimus biosfääri alale. Siin on meil iga päev vallas need küsimused. Tuuleenergeetika on väga selge näide. Isegi kui me püüame lahendada neid teemasid planeeringu kaudu, ütleme, et planeering lahendab ära, eraldame maad, siin on maa metsanduseks, siin on maa looduskaitseks ja oleme sõbrad edasi, siis väga selge näide on tuuleenergeetika. Planeering ulatub kaugele merre. Vallal ei ole sellega midagi tegemist, inimeste omandisse ei ole, aga see mõju, kas või selle vaate kaudu juba omab tähendust. See tähendab seda, et elektri, tuuleenergia tootmise, kasumi maksimeerimine hajutatakse laiali keskkonnas ja muresid kannab ühiskond. Jälle, nii et need teemad on niivõrd akuutsed täiesti konkreetselt meil biosfääri alal. Nii et need on teemad, millega minu meelest võib mõelda ja edasi minna. Sellest jutust ma tahtsin edasi minna nüüd küsimusega, kuhu siis biosfääri ala meil edasi läheb. Täna oli sellest esimesest osast juttu. Nii vallavanemad kui minister kasutasid umbes sarnast mõtet. Et see on kultuuripärandi, looduspärandi ja kultuuripärandi ja selle versus majandus tasakaalu leidmine. Et see on tasakaal ja eksisteerimine koos loodusega. See on see, kuhu me oleme tulnud selle biosfääri alaga. Ja ma arvan, et siit me võime ka, ei pea seda maha jätma, seda mõtet, aga on üks uus asi, kuhu tõenäoliselt võib-olla me peame tänapäeva kriiside maailmas mõtlema, kuhu edasi minna, see on hakkama saamine. Et kuidas me põhimõtteliselt hakkama saame selles olukorras, kus on olemas globaalne keskkonnakriis ja me
ei räägi hakkama saamisest enam globaalsel tasemel, vaid täiesti konkreetselt meie saarestikus. Kuidas siin saartel, madalas meres, kivisel pinnal, kuidas me hakkama saame ja seda peab õpetama ja õppima ja siis see ühiskond peab olema valmis. Et selles mõttes ma näen jälle ühte rolli biosfääri alal, see on kriiside ja ütleme keskkonnapuuduste või tekitatud puudustega hakkama saamine ja kuidas seda siis saavutada, selle õppimine. Nüüd tulles selle strateegia juurde. Strateegiarühm, mina selles väga aktiivselt ei osalenud, sellepärast ma näitan seda teile copy-paste'ina. Ma küll muidugi lugesin ja mõtlesin kaasa, aga teksti koostajad olid väga asjalikud eksperdid. Et kogu selle taustal on minu meelest praegune strateegia, selle taustal, mis ma praegu rääkisin, on praegune strateegia väga hästi nagu sobitub sellesse teemasse. Need 4 põhilist eesmärki, mis strateegial on püstitatud, ongi vastavad kõik nendele väljakutsetele, millest mina püüdsin praegu rääkida. On see, et meil on teadlikkust ja nähtavust vaja, et sellest teemast üldse paremini aru saada, kuid ega inimest võib-olla väga palju ei muuda, aga see töö on väga oluline ja tänuväärne, siin oli ka koolidest juttu täna ja muu teadlikkusest ja ajakirjandusel on sellel oma osa. Haridus ja teadus, meie biosfääri ala nõrkus on olnud läbi aastate selles, et teadlastel ei ole olnud huvi meie vastu. Me ei ole ühelt poolt ise suutnud tõstatada teemat selliselt, et ülikoolidel oleks ja uurijatel oleks huvi. Ja teiselt poolt tõenäoliselt on ka muud teaduspoliitilised liikumised, miks ei ole olnud huvi biosfääri vastu, biosfääri ala vastu. Ma arvan, et see on üks koht, millega me peame väga tõsiselt tegelema, et teadlased lööksid kaasa. Kestlikud lahendused, see on küll üks asi, mis ulatub otse majandusse ja kus on meil väga tõsised võimalused. Mõningaid näiteid me teame, täna juba nimetatud saarlaste sinimajanduse pürgimused, väga huvitavad tööd või siis need väikesed mõtted, mis Hiiumaal kas või vesiniku tootmisega on seotud. Et kestlikud lahendused on need, mis tõenäoliselt aitavad meie hakkama saamist suurendada. Täna ministri kõne ajal tekkis mul üks huvitav mõte, mida võib-olla tahaksin edasi mõelda. On see, et tõepoolest vahendeid keskkonna jaoks on suhteliselt vähem, sellepärast, et me tahame ühel või teises valdkonnas tõsta mõne protsendi võrra, mõnda valdkonda kuni 3%, aga selge see, et see läheb millegi arvelt ja ma arvan, et keskkonnakaitse arvelt läheb see kindlasti. Aga mis on keskkonnakaitse väljapääs selles olukorras? Kui me suudame sellise poliitika teha, et me koormust keskkonnale vähendame, ilma vahendeid sinna väga palju suunamata, siis juba hakkab see keskkonna olukord toimima. Nii et kui me vaatame seda pilti tervikuna, et me võtame küll keskkonnakaitselt vahendeid vähemaks, aga kui me ehitame oma elu nii üles, et me koormust vähendame tarbimist, siis juba hakkab mõjuma ka keskkonnale see positiivselt. Ja 4. punkt on siis võrgustike juhtimine. Loomulikult see on üks asi, mis ilma milleta see biosfääri ala siin korralikult tegutseda ei saa ja probleemid ongi olnud ju läbi selle 30 aasta sellega, et juhtimine on kogu aeg muutunud ühest mudelist teisest kolmandasse ja pole kunagi korralikult ta algusaastatel toimis väga hästi, aga hiljem on olnud ainult otsingud, kuidas seda juhtimist teha. Et juhtimismudel peaks olema tugev ja pidev ja teisalt peab olema ikkagi väga suur võrgustik selliseid kontakte, partnereid, kes teemaga on kaasas. Viimase 5 aasta jooksul ma tean, kui oli umbes 5 aasta jooksul, kui biosfääri ala oli Keskkonnaametiga tugevamalt seotud, siis oli ka loodud selline partnerite
võrgustik, isegi partnerite nagu passid või sertifikaadid olid olemas, nii et seda tasub kindlasti alles hoida, neid partnerlussuhteid. Ja võrgustiku all on veel üks asi, siin Rootsi ja Soome näitena võttes on olemas selline institutsioon nagu biosfääriala saadikud, inglispäraselt öeldakse ambassadorid. Saadikud, need on siis inimesed, need võib-olla mõnes mõttes sarnanevad nii nagu Eesti aja usaldusisikud olid looduskaitses. Et inimesed, kes on lihtsalt vabatahtlikult panustavad selle programmi töösse ja kes vahendavad ideoloogiat sellelt keskuselt elanikkonnale, nii et selline usaldusisikute või saadikute võrgustik võiks ka siis toimima hakata. Ja siit ongi see skeem, mille ma võtsin ka sealt praegu valminud strateegiast ja tutvustan teile, kuidas see ASTA, see on praegu siis nagu selline, mis läheb allkirjastamisele, eks ole, see skeem, nii et võib öelda, et see muutub ametlikuks praegu. Et on olemas, kõige üleval on muidugi seesama programm, UNESCO programm ja selle riiklik koordineerimine, sellepärast, et programm Inimene ja biosfäär on riikidevaheline programm, nii et see on ka riigi kohustus seda, mitte riikide, valitsustevaheline programm on ta nimi, valitsustevaheline programm, et riigil on ka kohustus seda koordineerimisega tegeleda, siis vahepeal on seal üks kiht, mis on selline loomulikult ministeeriumi ja UNESCO kiht, Keskkonnaministeerium on sinusti näidatud, ma teen huvitava siis tähelepaneku teile, et UNESCO rahvuslik komisjon läheb sellest aastast Kultuuriministeeriumi all struktuuriüksuseks. Nii et tegelikult võib öelda, et vasakul pool on ka mõnes mõttes Kultuuriministeerium, mis on väga hea ja huvitav, sest keskkond ja kultuur täpselt need asjad, mis ka programmis endas on tasakaalustatud koos. Nii et need kaks tükki koostöös on väga hea näitaja. Siin hakkab olema siis nende juures nõukoda, kes hakkab nõustama ja kaasa mõtlema, kuhu on ka esinejal au vist varsti kuuluda. Ja siis tuleb see ise Lääne-Eesti saarte biosfääriala rakendusüksus, millesse on ministeerium panustanud finantse ja vist ka vallad, seda ma veel ei tea, et siin selle rakendusüksuses on praegu näidatud 2 toimekeskust, mis hakkaksid tööle, on Saaremaal ja Hiiumaal ja siin on ainult üks asi, mida meeles pidada, mitte unustada, et siin on veel ka Muhumaa, Vormsi ja Ruhnu, et need natuke väiksemad saared on programmi võrdõiguslikud partnerid. Ning all on see programmi saadikute võrgustik, millest ma juba juttu tegin. Nii et ma usun, et selline skeem või selline süsteem võiks päris hästi toimida. Ja lõpetuseks vaatan korraks, mis on siis järgmised sammud, kus see toimekeskus hakkab tööle, mida siis konkreetselt on vaja teha, see on päris konkreetset tööd. Kõigepealt on vaja panna organisatsioon toimima, luua organisatsioon ise, tema toimemehhanism luua ja mingi organisatsiooni kultuur luua, kuidas see hakkab siis tööle. Teiseks loomulikult tegevuskava kohe luua, see on ka ette nähtud, et selle strateegia põhjal tuleb tegevuskava. Infomaterjal või laiemalt info- või teavitamisprogramm kindlasti on vaja ka kohe tööle panna partnerite ja saadikute võrgustikuring ja siis meeles pidada kas seda, et me peame suurele UNESCO-le tegema perioodiliselt ülevaateid selleks, et meie sertifikaati pikendataks. Nii et aastal 2025 on järgmine ülevaateaeg, nii et ka tegelikult selle ettevalmistamine juba algab. Nii et need on päris konkreetsed sammud, mida hakkab siis rakendusüksus või toimeüksus hakkab tegema või peaks minu hinnangul hakkama tegema. Nii et see on minu ettekanne ja vist läks natukene pikemaks, kui ma arvasin, aga aitäh tähelepanu eest!
soovib sõna võtta, siis mikrofon on vaba. Tahan selle natuke allapoole. Nii, lugupeetud siinolijad ja need, kes virtuaalselt meid jälgivad. Ma tahaksin nii enda poolt kui ka Keskkonnaameti poolt väga-väga tänada selle toreda kutse eest, selle kõige eest, mis siin vahepeal on tehtud, see struktuur on üles ehitatud. Sest ma ei ela küll ühelgi saarel ja biosfääri alal, aga ma olen väga pikalt jälginud seda arengut ja aeg-ajalt tundub, et see vägev tööhobune väsib ära, heidab hinge, kaob kuhugi ja siis leidub jälle inimesi, kes kuidagi tulevad üles ja ta jälle uuesti jalule seavad. Ja praegu mulle tundus, nagu ma oleksin olnud selle hobuse võidusõidu võistlusel ja ta võitis. Ja ma väga loodan, et tulevikus saab olema neid võite väga palju. Palju jõudu teile! Ma ütleks lihtsalt saare elanikuna, et see on üks teema ja üks valdkond, millele elanikuna nagu siiralt elad kogu aeg kaasa. Ja tahaks täpselt seda, et see hobune võidaks. Aitäh, Kaja, et sa seda ütlesid. Et jõudu teile kõigile selle tegemisel. Et sellega koos tahaks saarel olla. Tegelikult on küll nii, et kui niisugused olulised sündmused toimuvad, on vaja ka tänada neid, et öeldakse, et me oskame kogu aeg tööd teha ja aina edasi minna, aga üks hetk on see, kus tuleb mõelda, mis on tehtud ja olla tänulik. Ja mina tahan tänada ja ma arvan, et eriti tahab minister tänada 2 inimest, kes on selle asja taga seisnud. 3 on ka, aga ma arvan, et talle me ütleme tänud eraldi jäägu praegu kaadri taha. Ja esimene nimene on siis, hakkame Toomasest peale, et sa küll ütlesid, et pesed käed puhtaks, et sina oluliselt midagi ei teinud, aga minu meelest olid see kogu aeg olemas väga hea nõuga juures ja andes ka täna tehes sellise suurepärase ettekande, et tulevikku vaatama ja kõik need sammud, mis astuda, tuleb ainult 5 sammu, seda ei ole palju, et suur tänu sulle. Ja siis on järgmine Liisile. Nii et aitäh sulle, Liis, et sa läbi nende keeruliste aegade, nagu Kaja ütles, et kui see võidujooks käis ja tõesti see, kes hoidis kogu aeg seda võrgustikku koos ja kutsus inimesi kokku ja tegi seda, et eks me kõik mandrilt teame, et Hiiumaa ja Saaremaa ühes koos midagi tehes ei ole kõige kergem seltskond alati. No lihtsalt tormine meri on vahel, ütleme siis nii. Nii et aitäh sulle, Liis. Keskkonnaministeeriumi poolt tegelikult on kõigile valdadele, kes tulevad juurde, on raamatud. Ja raamatu pealkirja kohta ütles küll selle autor Kristjan Soobel, nii et läks see pealkiri natuke halvasti, et oleks võinud kirjutada ökoloogia õhtuõpik pealkirjaks, nii et pärast te võite vaadata, mis raamat see on, aga ma arvan, et see raamat võiks olla siis selline oluline, miks mitte ka õpik kõigi biosfääri ala inimeste jaoks, et mõelda siis, milline on see maailm, milles me toimetame, et saada aru, mis on loodus ja missugune on inimene koht selles ja kuidas siis tasakaalus, kuidas on toime tulla selles muutuvas maailmas ja vapralt toime tulla. Aitäh! Aga siis meil on nüüd Hiiumaale üks raamat. Hiiumaa valda ja Vormsi valda üks raamat ja siin on veel siis ka kõik ülejäänud, kes täna kohale jõudnud, et ka nende jaoks on raamatud olemas.
suur tänu kõigile! Ma omalt poolt ka 2 väikest tänu veel, et kingitust ei ole, vähemalt mitte veel, on Astale maja poolt, et tegelikult see, et sa oled majas aidanud seda, siis ministeeriumi majas aidanud seda asja vedada ja hoidnud nii mind kui teisi õige joone peal, et see on väga suur panus ja ma arvan, et saarlasena hiidlased, Vormsi inimesed, muhulased ja Ruhnu inimesed on kindlasti väga tänulikud, et ka sealt poolt on see tugi olemas. Ja sõltumata ministritest, kes iga kuu vahetuvad, on vähemalt midagi natuke kindlamat. Ma ütlen ühe märkuse siia vahele. Et see oli niimoodi, et mille tuli ministeeriumisse kiri meile tuli ministeeriumisse kiri, kus olid alla kirjutanud biosfääriala vallavanemad. Ja siis toimus valitsuse vahetus ja siis tuli ministriks Madis Kallas ja siis meil ministeeriumis öeldi, et nüüd on nii nagu Muffi kiri Muffile, millele tuleb vastata. Aitäh! Ehk mida see ütleb, kirjade saatmisega tuleb olla ettevaatlik, et võid ise neid asuda lahendama. Aga teise tänu ma ütleksin, et väga hästi toodi see nii-öelda ratsahobuste võistluse näide ja tegelikult mul on hea meel, et me oleme saanud ühe väga tubli ratsahobuse endale juurde läbi siis Tallinna Tehnikaülikooli ja TalTech, kes siis läbi Kuressaare kolledži on valmis Saaremaal seda vedurit vedama ja Saaremaa vald, Muhu vald, Ruhnu on ka äärmiselt heaks kiitnud selle, et tegelikult on uus hingamine, ka just see oluline, vast oli teine eesmärk, oli see teadus ja see pool, et nendel on see huvi, nendel on see tahtmine ja loodetavasti sealt tuleb Eesti üks suurimaid ülikoole ka veel lisaks teistele ülikoolide taha, et suur tänu ka neile. Aitäh!